Süüdistuse kohaselt jättis pärnulanna Marge Arumäe oma äsja poeginud saksa lambakoera Claudia kuudi külge aheldatuna toidu ja veeta ning sõitis puhkusele. Veterinaarekspertiis tuvastas, et Claudia oli ka alatoidetud ning loomal tekkis ulatuslik nahapõletik ja lihaskudede kahjustus. See loom oli nälginud, et ta oli nii kõhna, et lõpuks ta lõpetas meil opilaual medajamaka lõikusega, et kui normaalsel koeral on siseorganite vahelrasva, on nahaalus kudedes rasva, temal ei olnud seal mitte grammigi. Sündinud kutsikad surid ja olid samuti vaklu täis. Raipe lõhn levis naabrite aeda. Me oleme kõik bioloogiat õppinud ja me teame, kui kauas need kärbsevaglad munast välja tulevad ja millal kuidas nad suureks kasvavad. Et seal oli ikka mitmes arengujärgus nii mune kui väikseid vaklu kui ka päris suuri täiskasvanud vaklu, et see ei saa olla ühe päevaga tekkinud. Täna oli Marge Arumäe Pärnus kohtuotsust kuulamas. Pedagoogiharidusega Marge Arumäe end süüdi ei tunnistanud. Ta väitis hoopis, et päev enne seda, kui Claudia koos kutsikatega poolsurnuna kuudi küljest leiti, olnud loom siiski veel täiesti terve. Marge Arumäe pakkus enda poolt välja teooria superlihakärbsest, kelle vastsed arenevad väga kiiresti. Eesti politseil ei ole õrna aimugi, kui palju on tegelikult väärkohtlemisjuhtumid, siis enamus nendeni ei jõua. Et inimesed on õiguskaitseorganites üldse pettunud ja nad ei teata enam, sellepärast politsei ei tee midagi. Keegi ei uuri ja lõppkokkuvõttes tuleb välja, et ka kohtus jäävad loomapiinad õigeks. See võib viia ka meie ühiskonnas olukorrani, kus inimesed hakkavad ise õigust mõistma ja loomapiinadele nii-öelda kätte maksma omal moel, oma sood. Nagu on see juhtunud USAs. Näiteks loomakaitseorganisatsioon PETA asunud seda teed, et nad põletavad maju, ründavad neid loomapiine ja teevad oma kohut. Neil on palgatud juristid ja nad jäävad kohtus ka õigeks, et selline asi teeb murelik. Prokurör Küllike Kask nõudis looma julmas kohtlemises süüdistatava Marge Arumäe karistamist 1 kuu pikkuse reaalse vanglakaristusega. Sellel oleks lisandunud 5 kuud tingimisi vanglakaristust 3-aastase katseajaga. Mida siis kõige selle peale kohus täna Pärnus otsustas? Kohus ei leidnud, et Marge Arumäe oleks koeri julmalt kohelnud. Marge Arumäe mõisteti õigeks. 7 päeva jooksul on prokuröril õigus esitada kohtule teade, kas ta soovib esitada kaebust Tallinna ringkonnakohtule või mitte. Kui siis prokurör on selle pika otsusega on tutvunud, siis saab võtta ka lõpliku seisukoha, kas kaebust esitada või mitte. Loomakaitse Liidu hinnangul peaks prokurör kindlasti selle 1. astme kohtuotsuse vaidlustama. Pärast kohtuotsuse kuulutamist kaikus üle kohtusaali Marge Arumäe sõbra võimas halleluuja. Sellele järgnes soe kallistus.